Blue'i vaatamine on lõbus, kuid selle all on küsimusi, millele saade pole kunagi vastanud. Detailid, mis jäi välja, süžeeliinid, mis kuhugi ei viinud ja mõistatused, mis on lahendamata olnud alates saate algusest. Täna vaatame need kõik üle. Tädi Brandy on üks salapärasemaid tegelasi kogu saates. Suurema osa sarjast me teda ei näinud, kuni ta ilmus ootamatult episoodis Ühesed. Siin saime teada, et tema suurim unistus on saada laps, kuid mingil põhjusel pole tal see õnnestunud. Kas see on meditsiiniline probleem? Kas see on seotud tema abikaasaga? Saade ei ütle seda kunagi. Ja siis episoodi The Sign lõpus ilmub Brandy rasedana. See on ilus hetk, kuid see tekitab ka uue küsimuse. Kui ta on nüüd rase, siis mis muutus? Mis takistas teda varem? Saade annab meile õnneliku lõppu, ilma et olukorda kunagi selgitaks. Sarja esimeses osas nähakse Chloe ema tänaval kõndimas, lükates vankrit, milles on beebi. See beebi on ilmselgelt Chloe noorem vend. Ja siis mitte midagi. Rohkem kui 100 osa hiljem pole sellele beebile kunagi nime antud, teda pole korralikult näidatud ega enam mainitud. Chloe on üks Blue'i lähimaid sõpru ja ilmub saates regulaarselt. Kus siis tema vend on? Miks pole temast kunagi juttu olnud? Saate kohta, mis pöörab erakordset tähelepanu detailidele ja järjepidevusele, on tegelane, kes ilmus juba esimeses osas. Ja siis lihtsalt seletamatult kadus. Tõesti kummaline. Muinasjutus räägib bändit loo lapsepõlvepuhkusest Haagis suvilapargis. Radley needist ära, ta ei saanud rääkida ja kohtas tüdrukut Shishira kostüümis, kes arvas tema nime ära ja murdis needuse. Bandit Healer. Bandit on täiesti veendunud, et see tüdruk oli Chilli, kuid saates ütleb Chilli kindlalt, et nad kohtusid täiskasvanutena Londonis peol. Aga ütleme lihtsalt, et Londonis peol. Ja et tal pole absoluutselt mingit mälestust Banditiga lapsena kohtumisest. Niisiis, kumb versioon on tõsi? Ja kui see tüdruk tõesti polnud Chilli, siis kes ta oli? Lähme selle järgmise mõistatuse jaoks tagasi tädi Brandy juurde. Kes on tema lapse isa? Me teame, et Brandyl on abikaasa, aga ta pole kunagi saates ilmunud, mitte kordagi. Me ei tea tema nime, tõugu ega midagi tema kohta. Ja arvestades, et Brandy veetis aastaid ilma last saamata, tundub tema abikaasa isik väga oluline puuduv lüli. Mõned fännid usuvad, et tema abikaasa võib olla keegi, keda oleme juba mõnest teises episoodis taustal näinud, ilma et oleksime aru saanud. Teised arvavad, et saade hoiab teda meelega varjus. Nüüd räägime kogu saates suurimast lahendamata mõistatusest. Kes on Blue'i tütre isa? Looja Joe Brumm kinnitas, et ta palus animaatoritel teadlikult kujundada Blue'i tütar 3 tõu võrdse seguna. Healer, Border Collie ja Labrador. See hõlmab Blue'id ennast, Mackenzie't ja Jean-Lucy. Kuid Brumm andis ka vihje, millest keegi pole täielikult aru saanud. Blue'i maailmas enamik kutsikaid on sama tõugu kui nende vanemad, mis tähendab, et on reaalne võimalus, et Brumm mängitab kogu fännkonda, et ei Mackenzie ega Jean-Luc pole isa ning Blue'i abikaasa on keegi, keda ta pole veel kohanudki. Lontis kõrv viitab Mackenziele. Lillakad karvatoonid viitavad Jean-Lucile, kuid looja kommentaar sama tõugu vanemate kohta viitab hoopis mujale. Ja kuni sari seda ei kinnita, jääb see mõistatus täiesti lahtiseks. Siin on midagi, mis ajab sind tõeliselt segadusse, kui sa hoolikalt jälgid. Healerite maja paigutus muutub olenevalt episoodist. Aknad on eri suundades. Toad ilmuvad kohtadesse, kus neid varem polnud. Köök, mis loogiliselt peaks olema esimesel korrusel, asub tegelikult teisel korrusel. Ja episoodis Sündinud eile avaneb köögivalamu aken otse taga aeda, kuid igas teises episoodis on see sama aken maja külje poole. Milline see Healerite maja siis tegelikult välja näeb? Siin on üks asi, mis vaikselt fänne segadusse ajab. Mis töö Chilli tegelikult teeb? Me teame, et ta töötab lennujaama turvas. Episoodis Üleöö külaline on teda näha vormis, kuid me pole teda kordagi tööl näinud, vahetusele minemas ega isegi mainimas, et ta tööle läheb. Banditi arheoloosia karjääri mainitakse pidevalt. Chilli töö tuleb jutuks harva ja lisaks sellele on ta tihti kodus. Kas ta töötab osalise koormusega, paindliku graafikuga? Kas midagi muutus, millest saates ei räägitud? Vormiriietust näeb korra ja siis kaob see ära. Ja saade liigub lihtsalt edasi, nagu polekski vaja midagi selgitada. Osas vaikusemäng istub tänaval kodutu koer ja Cornelia peatub, et talle raha anda. Kui aga kodutut koera lähemalt vaadata, tundub, et ta on sama tõugu kui terrieri lapsed. See tekitab väga ebamugava küsimuse. Kas see on nende isa? Me teame, et terrierid pärinevad lagunenud perest. Saade ei kinnita seda kunagi, kuid sarnasus on raske tähelepanuta jätta. Siin on üks asi, mille peale enamik inimesi pole kunagi mõelnud. Kus on kassid Blue'i maailmas? Blue'i elab Brisbane'is ja nii palju kui saade näitab, on Brisbane linn, mis on täis koeri. Iga naaber, iga klassikaaslane, iga taustategelane on koer. Kuid sarjas on kasse mainitud mitmel korral. Oleme näinud plakateid, telesaateid ja mänguasju, mis tähendab, et kassid eksisteerivad selles universumis. Kus nad siis on? Kas nad elavad kuskil oma linnas? Kas koerad ja kassid on selles maailmas lihtsalt lahus?
see on üks neist detailidest, mille saade lihtsalt mainib ja siis ei pöördu selle juurde enam tagasi. Indi noorem õde on veel üks mõistatus, mille saade tõi sisse, kuid ei lahendanud. Episoodis Enneaegne beebi paljastab Indi, et tema ema sai just lapse, kuid laps sündis enneaegselt ja pidi haiglasse jääma, kuni arstid teda jälgisid. Indi ei nimeta kunagi oma õde. Õde ei ilmu kunagi välja ja saade ei ütle meile, kas kõik läks hästi. Arvestades, et see saade käsitleb emotsionaalseid teemasid erakordse hoolikusega, jätta enneaegse beebilugu täiesti lahendamata tundub olevat midagi, mis vääriks järge. Kas Indi õde on terve? Kas tal on nimi? Kas me kunagi näeme teda? Nüüd räägime Boskost, Friski endisest poissõbrast, kes pole kunagi ekraanil ilmunud, kuid kelle puudumine on jätnud loole jälje. Episoodis Topelt lapsehoidja ütleb Bluey kogemata onu Radlile, et Friskil on poissõber nimega Bosko. Bosko on tema tõeline armastus. On. Friski parandab teda, öeldes, et nad läksid lahku. Ja kui Bingo küsib, kas armastus ei peaks kestma igavesti, ütleb Friski, et ta arvas kunagi nii. See üks lause ütleb kõik. Mis iganes Bosko tegi, see oli piisavalt tõsine, et panna Friski igavesesse armastusse uskumise lõpetama. Ja siin on detail, mis teeb selle veelgi olulisemaks. Friski oli peaaegu oma pulma Radliga ära jätnud, sest Radli tegi suure otsuse ilma temaga nõu pidamata, kuid ta andestas talle. Seega oli see, mida Bosko tegi, ilmselgelt palju hullem. Saade pole kunagi öelnud, mis juhtus, aga Bosko kujundas selle, kelleks Friski sai ja see teeb temast ühe mõjukaima tegelase saates, kuigi ta pole kordagi ekraanil olnud. Ja kui me juba räägime Friskist ja Radlist, siis siin on midagi, mida enamik inimesi ei märganud. Nende suhe ei juhtunud juhuslikult. Chilli korraldas selle. Episoodis Topelt lapsehoidja saame teada, et Radli töötab naftaplatvormil ja tal pole peaaegu kunagi vaba aega, et perele külla tulla. Nii et, kui ta kinnitab, et saab samal õhtul lapsehoidjaks tulla, on Chilli juba korraldanud, et Friski tuleks ka külla. See ei ole juhus. Chilli teadis täpselt, mida ta teeb. Friski oli just Boskost lahku läinud. Radli oli saadaval ühel neist haruldastest õhtutest, kui ta linnas oli, ja Chilli juhtus lihtsalt samaks õhtuks 2 lapsehoidjat korraga tellima. Ta korraldas kogu selle asja. See tähendab, et üks saate suurimaid armastuslugusid sai alguse sellest, et Chilli tõmbas vaikselt niite taustal. Vanaisa Bobi reis Indiasse on veel üks mõistatus, mille saade tõi sisse ilma seda täielikult selgitamata. 3. hooaja lõpus saame teada, et vanaisa Bob oli Indias ringi reisinud ja oli sel ajal suurema osa oma poja elust maha maganud. Vanaema Chris ütleb, et ta pidi sinna minema, et ise ennast leida ja tüdrukud ei saa aru, mida see tähendab, aga täiskasvanud vaatajad saavad sellest kindlasti aru. Inimesed lähevad reisile, et end leida, kui nende elus on midagi sügavalt paigast ära. Aga mis oli vanaisa Bobi probleem? Kas ta oli oma abielus õnnetu? Kas ta oli ebakindel oma suhetes poegadega? Kas ta pidi tegelema millegagi oma minevikust? Saade ütleb meile, et ta leidis selle, mida otsis, sest ta tuli tagasi, kuid kunagi ei öelda, mida ta tegelikult otsis. Ja lõpuks, siin on üks asi, mis kõlab lihtsalt, aga ei oma mõtet, kui sellele mõtlema hakata. Chilli peseb pesu. Oleme näinud teda seda tegemas mitmel korral kogu saate jooksul, aga asi on selles, et Healeri perekond ei kanna riideid, mitte keegi neist ei kanna. Mida ta siis täpselt peseb? Moody-linad ja rätikud seletavad ainult osa sellest. Nii et sellised need ongi. Bluey on vaikselt jätnud küsimusi vastuseta läbi 3 hooaja ja mõned neist ulatuvad tagasi juba esimesse episoodi. Milline neist mõistatustest häirib sind kõige rohkem? Anna meile kommentaaridest teada. Ja nagu alati, näeme sind järgmises videos.